Aga nüüd on küll kell nii kaugel, et näitab juba 15:00 ja ma arvan, et ma alustan. Teen kõigepealt lühikese, mitte ka väga lühikese ülevaate slaidide abil sellest, miks me seda õppekava üldse pakume ka uuendatud kujul, mida õppekava sisaldab ja millised on siis sisseastumisega seonduvad formaalsused, kuidas seda sisseastumisavaldust ja kuidas ja kuhu esitada. Minu nimi Paavo Kaimre, olen õppekava juht ja nagu siin esimesel slaidil tiitellehel eraldi sai välja toodud, tegemist on siis uue magistriastme õppekavaga, millega alustame käesoleval sügisel septembrikuus. Aga see kava on mõnes mõttes selline sujuv üleminek seniselt ja praeguselt metsatööstuse õppekavalt, mida Maaülikool on pakkunud juba aastast 2002, aga kuna nii ühiskonna ootused, üliõpilaste ootused, ülikooli enda poolt pakutavad uuendused olid sedavõrd suured, siis õppekava arendamise käigus jõudsime nii kaugele, et esitasime Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse õppekava, magistriastme õppekava puiduväärindamise avamiseks. Nii, ma vaatan, kuidas edasi liikuda. Aga kõigepealt taustast ja nagu ma mainisin, ma püüan siin sissejuhatavas osas või õigemini esimeses kolmandikus selgitada, miks sellist õppekava me pakume ja mida selle õppekava läbinud tees ootab, mis on need eeldused, suurepärased eeldused, miks sellele õppekavale õppida. No kõigepealt sellest, et Eesti on teatavasti metsariik, üle poole meie maismaast on kaetud või on metsamaa ja kui siin rohkem kui 15 aastat tagasi Eesti peaminister seadis eesmärgiks viia Eesti 5 rikkama Euroopa riigi sekka, siis metsa mõttes oleme me selle 5 seas täiesti olemas, enam-vähem naaberriigi Lätiga jagame 4.-5. kohta. Kindlasti on meil selle puidu väärindamise, puidu töötlemise osas olemas pikaaegsed traditsioonid, kui kaugesse ajalukku vaadata, siis juba 16. sajandil Eestimaal rajati esimesed saeveskid ja alustati siis puidu mehaanilise töötlemisega. Majanduslikus mõttes on metsa- ja puidusektor kindlasti oluline, siin luuakse umbes 8% majanduse lisandväärtusest, seda otseses mõttes ja siin töötab umbes 29 000 töötajat, aga kui veel mõelda juurde ja arvestada juurde metsapuidusektori kaudne ja kaasnev mõju, siis need arvud on suuremad, siin küünivad kuni seal 14%-ni ja töötajate arv, kes on seotud siis tööde teenustega metsa ja puidu töötlemiseks, on seal isegi 58 000, nii näitavad need viimased uuringud. Sektor on kindlasti oluline eksportöör, ekspordimaht ületab 3 miljardit eurot aastas, tõsi, puitu ka imporditakse ligikaudu miljardi ulatuses, aga ikkagi netoeksportijana väga oluline kogu majanduse jaoks. Meie mehaaniline puidutöötlemine on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja viimastel aastatel on ilmnenud ka, et ühiskonnal on selge ootus kohaliku taastuva ressursi väärindamise järele. Sest siin ikkagi aeg-ajalt mainitakse, et see ümarpuit, mis välja veetakse enne kõike paberipuiduna, see võiks väärindamist leida meie maal koha peal. Selle
slaidi ja joonise olulisim osa ka praeguse infotunni mõttes on siin see keskmine osa, mis näitab neid olulisemaid valdkondi, kus me puitu kasutame. Mahuliselt suurim osa on siis puitkütustena erineval viisil. Kütused on see siis tahkekütus, on need hakkpuit, on need pelletid. Saetööstus kindlasti mahult oluline, aga ka plaaditööstus, tselluloosi- ja paberitööstus ja ka mööblitööstus arvatakse siia puidusektori osasse ja etteruttavalt võib öelda, et ka see õppekava puidu väärindamine siin katab nii mehaanilist töötlemist, saetööstust, sealt edasi ka höövlitööstust, puit, ehituskomponentide tootmist, kütuseid ja suurem eesmärk on just siin ka selle keemilise väärindamise teadmiste ja õppe sisse toomine õppekavasse. Ja nagu näitavad viimaste aastate uuringud, mida on teinud Sihtasutus Kutsekoda koostöös nii ettevõtete kui kõrgkoolidega, siis siin vasakpoolsel joonisel on just näha ka see, et millistelt metsa- ja puidu sektori valdkondadelt sellist kasvu, kas oodatakse või ennustatakse, et siin siis näeme, et enne kõike ongi see paberi- ja puidukeemiatööstus ning ka puitmaja ehitused, ülejäänud osa selline suhteliselt stabiilse arengu prognoos ja ka veel kinnitus selle kohta, et selles valdkonnas haridust, olgu see kõrgharidus, kutseharidus, eeldavaid ametite arv on kasvav ja päris suur osa töötajaskonda lahkub tööturult ja neid on tarvis asendada, eks selleks siis ka siin on siis võimalus just neile, kes praegu õppima asuvad ja neid teadmisoskusi erinevatel õppekavadel, sealhulgas kindlasti nüüd puidu väärindamise õppekaval omandavad. Nüüdisaegne tööstus, nagu paljud valdkonnad majanduses, nõuab väga erinevaid oskusi selleks, et olla tööturul konkurentsivõimeline. Kui me räägime siin metsa ja räägime nüüd puidu väärindamise õppekavast, siis ka siin on oluline metsas toimuva mõistmine, sest ka õppekavas me alustame metsast puidu väärindamisest. Edasi tulevad juba need tehnoloogia oskused, puidu varumine, puidu kasutamine siis nii mehaanilises kui keemilises töötlemises. Ka meie õppekavas on siin puitinseneeriaga seotud õppeaineid ja nagu tööturul kindlasti vajalik, me peame suhtlema kolleegidega, suhtlema heade partneritega, need kommunikatsiooni lävimisoskused ja ei pääseme üle ka ümber IKT-st, automatiseerimine, digitaliseerimine on sellised märksõnad, mis on väga olulised siin tööstuste väärindamisprotsesside arendamisel. Ja siin kohal võib ka veel refereerida Peep Pitki, Fibenoli juhatuse liikme välja öeldud, et Eestil on kindlasti potentsiaal olla globaalsel tasandil bio-, puidu- ja metsatööstuse lipulaev ja teeraja ja kõik eeldused, sealhulgas puidu ressurss on selleks olemas ja mainid tema, et ka järelkasv vajab hoogu juurde, eks kindlasti ka selleks siis meie püüame siin kaasa aidata ja hooandjad olla ka selle puidu väärindamise õppekava abil ja kaudu. Et teadmised ja haridus on kindlasti need tööriistad, mis meid edasi viivad ja võimaldavad siin rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised olla.
vaatan, kas suudan. Liigub eest ära, ma sooviksin seda käivitada. Video andis kompaktse ülevaate sellest, millised on need olulisemad teemad, mida õppekavas on plaanitud käsitleda. Ja praegu ekraanil oleval slaidil ma tõin välja erinevad moodulid, millest õppekava koosneb. Need on siis puidu varumine, puidu väärindamine, juhtimine ning 2 valikmoodulit, puidu mehaaniline väärindamine ja puidu keemiline väärindamine. Nagu ma mainisin, et meie kava katab tegevusi alates metsast, ka ettevõtte puidu toorme kavandamisest, logistikast, sealt edasi siis ka õppekavas on selline üldine moodul, üldisem moodul puidu väärindamisest, mis eelneb hilisematele valikmoodulitele. Uue moodulina võrreldes senise metsatööstuse õppekavaga on kavasse lisatud juhtimise moodul, mis käsitleb nii juhtimise aluseid, strateegilist juhtimist, muudatuste juhtimist, kommunikatsiooni juhtimist. Ja siis 2 valikmoodulit, millest üliõpiline magistrand valib ühe. Loodetavasti nende eelnevate moodulite ainete läbimisel on tal tekkinud ka endal arusaam, et kuhu poole süda kisub, et kas mehaanilise või keemilise väärindamise poole. Ja kui siin Maaülikoolis ka me traditsiooniliselt oleme tegelenud just mehaanilise väärindamise, siis nüüd on meil tänu
uuele kolleegile, noorele kolleegile, kes on õppinud keemiat ja tunneb seda valdkonda väga hästi, siis pakume ka puidu keemilise väärindamise moodulit. Jah, ma piirdun siin praegu nende moodulitega, sest need õppeaineid on kokku 32, lisaks sellele veel lõputöö või magistritöö 30 EAP mahus, et neid kõiki me kindlasti siin ei jõua ja ei ole tarvilik läbi käia, aga need on jah, siis need plokid, millest õppekava koosneb. Ja kuna ülikooli õppe on teaduspõhine, siis ma toon siin välja ka mõned näited uurimisteemadest, olgu see siis kvaliteetse puidu kasvatamine, arvestades ka juba töötlemise vajadus ja puidu kvaliteeti, digilahendused puidu uurimisel, lignotselluloosest, biomassist, ligniinipõhiste ravimivaheühendite tootmine, mis on Eesti Maaülikooli üks teadusprojektidest, käimasolevatest teadusprojektidest ja kindlasti puidufüüsikalised mehaanilised omadused, et see on jätkuvalt teema, millega kolleegid siin tegelevad ja kuhu kindlasti on plaan kaasata ka magistrante. Seepärast ma siin ka selle välja toon, et on juba võimalik siin ja tasub kohe algusest peale olla aktiivne ja kaasa lüüa õppejõudude poolt pakutavatesse uurimisteemadesse, selle kaudu juba mõelda ka sellele, et kuidas liigutakse edasi sama oma sellise isikliku individuaalse plaaniga. Ja mainin seda, et meil ülikoolina on väga hea koostöö puidu töötlemis, puidu väärindamise ettevõtetega, seda on olnud varasematel aastatel, on ka puidu väärindamise õppekava ettevalmistamisel olnud ja see koostöö jätkub kas või nii detailsel tasemel, nagu siin mõne konkreetse õppeaine teemade välja töötamine, välja pakkumine. Üliõpilastel on võimalik käia õppekäikudel, praktikakohti me peame kooskõlastama ja koostööd tegema ettevõtetega, et magistrandid need praktikakohad leiaksid. Praktikud initsieerivad ka ise magistritöid ja see on eriti huvitav võimalus, kui on juba siin magistrandina võimalik alustada sellise tööga, mida hiljem on võimalik ka rakendada, et meil on siin ka senisest tööst päris mitu näidet selle kohta, kuidas ühes ettevõttes tehakse uurimistöö ja tulemusi kasutatakse hiljem ka mõnes teises ettevõttes ja ettevõtted pakuvad ka stipendiume, see on kindlasti oluline üliõpilasele. Meie ülikooli kodulehel on olemas vägagi detailne teave selle kohta, mida õppekava sisaldab, et soovitan külastada kodulehte, vaadata õppekava, siis vaadata õppeplaani. Aga üldiselt on nii, et tegemist siin magistriõppes sessioonõppega ja kas või selle praeguse kevadsemestri näitel neid sessioone on siin ehk 6, nii et siin iga 3 nädala tagant neljapäevast laupäevani kogunevad üliõpilased Tartusse ja toimub auditoorne töö ja selle vahele muidugi nendel nädalatel jääb hulganisti individuaalõpet, iseseisvat tööd, sest eks ka magistriõpe ongi selline, kus initsiatiiv ja algatus ennekõike on magistrandil ja meie õppejõududena siin saame aidata, toetada tema õppimisprotsessi. Õppetöö on eesti keeles. Me oleme kavandanud kuni 20 õppekohta selle õppekava jaoks. See kestab nagu magistriõppe tavapäraselt 2 aastat ja Eestis on kõrgharidus õppe
osalemise tasu mõttes tasuta või see rahastatakse siis riigieelarvest. Magistriõppesse kandideerimise eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, ka näiteks siin puidu väärindamise puhul on üks võimalik vastav kvalifikatsioon rakenduskõrgharidus, kas või näiteks meie puidu töötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekavalt. Eesti keele oskust vähemalt B-tasemel ootame ja kandideerimisel arvestatakse siis eelmise õppeastme kaalutud keskmist hinnet ja vastuvõttav katse, milleks on vestlustulemust, mis siis mõlemad annavad siin 1–5 punkti ja need summeeritakse ja tekib pingerida. Aga teatud juhtudel seda vastuvõtukatset asendab eelmise õppeastme lõputöö või hinne, et meil on siis teatud õppekavad siin, näiteks siin Maaülikoolis geodeesia, kinnisvara ja maakorraldus, maaehitus, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, tehnika ja tehnoloogia, tehnotrooniku ja vesiehitus ja veekaitse õppekava, aga ka Tartu Ülikooli füüsika, keemia ja materjaliteaduse või Tallinna Tehnikaülikooli rakendusfüüsika õppekava, kus seda vastuvõtukatset pole tarvis teha ning või siis veel lisaks mõnes teises Eesti kõrgkoolis tehnika, tootmise, tehnoloogia või arhitektuuri ja ehituse õppekava grupi õppekavad, et seal siis asendatakse see vastuvõtukatse tulemus eelmise õppekava lõputööga. Vabandust, nüüd sul nüüd siin liiguvad need eest ära slaidid. Ja kui sellest vastuvõtukatsest rääkida, juhul kui kellelgi tarvidus selle järele on, siis see on kavandatud meil 7. juulile ja toimub veebis ning kandidaadil endal on võimalik see kellaaeg valida ja veebilink saadetakse hiljemalt 4. juulil. Ja avalduse esitamine sisseastumise infosüsteemis ja hea meel on öelda, et vaatasin eile juba üks avaldus on puidu väärindamise õppekavale esitatud, loodetavasti järgmistel päevadel neid avaldusi lisandub ja tekib elujõuline koostööaldis üliõpilaste rühm sellele õppekavale. Ja siis koos avaldusega tarvis esitada ka bakalaureuse rakenduskõrghariduse diplom ning akadeemiline õiend. Ja kui seal tekivad probleemid saisiga, siis on võimalik ka neid meie ülikooli vastuvõtu meiliaadressile saata. Maaülikooli mõte ja kindel seisukoht on, et need uued bakalaurused, magistrandid, kes meil õppima asuvad, saavad öelda selge ja kõva häälega, et mina loon homset maailma. Et loodan, et siis ka puidu väärindamise õppekaval õppima asujad on need, kes ka selle valdkonna tulevikku ja homset loovad. Esitluse slaidid said sellega otsa, mina ütlen siit praegu aitäh ja etteruttavalt juba kohtumiseni 1. septembril, aga nüüd on ka aeg siin küsimusteks ja minupoolseteks vastusteks, juhul kui neid küsimusi ja diskussiooni meil siin tekib. Jaa, ei mingit muid väga erilisi küsimusi polegi, et lihtsalt tahtsingi teada, et kuidas see sisseastumine ja mis tingimustel, et mul küll Maaülikooli, Tartu Ülikooli ega selle konkreetse ühegi eriala tausta ei ole, aga on kvaliteedijuhtimise taust just minorist, et sellepärast selle ja hetkel töö ka puiduga seotud, tähendab väärindatakse puituse ettevõttes, et mõtlesin, võib-olla oleks hea eriala, mida õppida.
Ja no kindlasti siin, ja ka siin kohe, kui siin kvaliteedijuhtimisest juttu on, et meil on siin ka selles õppekavas nüüd üks konkreetne aine, mälu järgi ütlen, et oli see ma saan paberilt Spikfilt järele vaadata, see on juhtimise moodulis ja see on tootmise ja kvaliteedi juhtimine. Et kus on siis juttu siin just nende tootmisprotsesside efektiivsusest, efektiivistamisest, seal ka käiakse ettevõtetes ja kindlasti nii tootmise kvaliteet kui toodete kvaliteet on seal vaatluse all selle ühe aine raames. Et see tähendab seda, et 7. juulil loodetavasti kohtume, et siis tuleb see vestlus selle valdkonna põhjal ja seal on kodulehel on ka olemas need teemad, et mis teemadel see vestlus toimub, et kindlasti soovitan see nüüd ette valmistada ja juhul, kui on seal küsimusi, siis võite siin ühendust võtta ja saame soovitada näiteks, et kuidas ka vajaduse selleks vestluseks valmistada, soovitada mõningat sellist materjali, mida läbi vaadata, sirvida, lugeda.